Tiina Simson pälvis presidendilt Eesti Punase Risti 4. klassi teenetemärgi. See on tunnustus ja tänu selle eest, et naine on 26 aastat seisnud abivajavate laste õiguste eest ja taganud neile ajutise turvalise kodu. 97. aastal asus naine Lilleküla turvakodusse praktikale. Toona uskus Tiina, et turvakodusid pikalt vaja ei lähe. Täna näeb ta aga, et põhjused, miks lapsed sinna sattuvad, on ajas muutunud märksa sügavamaks ja tõsisemaks. On kärgpered, siis lapsed ei saa piisavalt palju tähelepanu, lapsed tunnevad, et nad on hooletuse jäetud. Lisandub ka kasiino ja kõik selline sõltuvus ka veel lisaks kõigele. On olnud keerulisi momente, kus ma olen nagu ummikus, et ma ei tea, mida nagu lapsele ütelda ja kuidas ka ise edasi minna. Rasketel hetkedel on Tiina leidnud jõudu headelt kolleegidelt. Üksinda oleks tema sõnul seda tööd ääretult raske teha. Mul on väga hästi jäänud meelde üks juhus, kus üks tüdruk ütles, et see, et vanaema kogu aeg tunneb huvi, kuhu ma lähen ja kellega ma olen, et see näitab, et ta tunneb huvi ja muretseb mu pärast. Aga tema kunagi ei küsi, et kuhu ma lähen ja kellega olen, et tundub, et emal on nagu ükskõik minust. Ja see pani mind mõtlema ja siis me ka siin alati oma kolleegidega, et kui lapsed kuskil lähevad, et siis me alati küsime, et kuhu sa lähed, kellega sa oled. Hetkel on Lilleküla turvakodus 10 last. Alates eelmise aasta veebruarist on turvakodus tuge leidnud ka üle 20 Ukraina noore, kes tänaseks elavad asenduskodus või on taas kohtunud oma vanematega. Uudis teenetemärgist tuli Tiina enda jaoks suure üllatusena. Võttis kuidagi selliseks hetkeks nagu vaikuse momendigi. Tõeline vaikuse moment oli, et mõtlesin, et ühest küljest siiras rõõm, et on märgatud seda sotsiaaltööd. Tõesti, ta on seda väärt. Esimene see, et tema kogemus selles valdkonnas on väga pikk. Selline nagu tema töökvaliteet on suurepärane. Ta teab, mis töö ta teeb, kellega ta suhtleb ja tõesti ta on seda väärt, ütlen. Presidendi teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides, nende pühendumuse, igapäevase visaduse ja vapruse eest. Kokku pälvib teenetemärgi 167 inimest.